värvisime ära, siis vaatasin, et see on nagu Eesti Posti kiilkuller. Ei ole ka nagu nii ilus ikka. Eriti kui värv jäi vanemaks paar aastat. Enam ei olnud nii ilus läiki või? Aga me ei saanud väga kaua seal Dünopingi kõrval vahtida, kui käis mingisugune 360 eppa nähv seal juba vilkus kuskil arvutis. Vaatasin, okei, see teeb päris hästi jõudu. Kohe tüübid tulid jalutasid enam-vähem burnout jalasse kaasa. Sa teed isegi burnouti valesti. Niimoodi. Sa teed isegi, ma ütlesin, libe on siin ja vana hakkas kinni hoidma kuskilt treila ääre pealt. Libe? Mis sa nüüd räägid, mees? Ja läksime konkreetselt 7 sõitma. Probleem. Hakkame 1000 jalga sõitma hoopis. Mul oli nii, sinna meie 7 läks. Aga nutikad nagu me olime. Aga paneme aeglasesse klassi ennast. Siis panime 8,5 sekki. Super kompi ennast hoopis kirja. Tere jälle. Tere Dave. Tere Harri. Jätkame, kust eelmine nädal pooleli jäime. Nagu keegi mäletab. Tegelikult me rääkisime väga paljudest asjadest, aga tegelikult läbisegi. Aga enne kui asja juurde lähme, siis tegelikult ma tahaks küsida sihukese huvitava küsimuse. Kust on tulnud see nimi No Boost Racing? See on siis see teie tiim, mille te pealt sõidate. Et nagu kõik on ju turbopillid põhimõtteliselt ja siis on No Boost Racing. Seal see dissonants ongi. Nii. See on tegelikult härra Nils Lauri poolt välja öeldud kunagi, siis kui ta veel oma viimaseid pongestusi tegi kiirenduses, et meie juba sõitsime nagu seal konstantselt. Ja oligi meil siuke punt, tema tuli seal ka uuesti, polnud vahepeal vist sõitnud ja midagi. Ja ühesõnaga tal see sama Kawasaki minu meelest oli mingi turbojebla. Tal kukkus sinna mingi kolletükk sisse turbiini või ühesõnaga mingisugune asi seal pudises ja siis tal seal oli mingi poolene see värk ja see tulek ja siis ta ütles, et ma tulen siis ka seekord, aga ma tulen No Boost Racinguna. Ja see ma kohe nagu, see on hea. See oli siuke mõnus nagu hästi kahemõtteline ja üldse iseloomustan seda kaadrit, millega me siis nagu tol hetkel juba tegelesime. Et siis sai kohe seda, mina hakkasin seda ise nagu kasutama tol hetkel. Oligi meil siuke natuke tiimilaadne juba asi. Käisime ikkagi kogu aeg kohal, sõitsime neid Eestit too aegu, ma ei tea kui kaua juba. Ja telgid asjad ja siis mõtlesin, et vägev, hea siuke totter nimi, vaata, mis nagu, kui sa vaatad sinna telgi poole, vaata nagu mis asja nagu. See on see pilt ja hääl ei lähe kokku ja kuidagi, aga see nii ta jäi ja siis sai juba mingi logo käbe kuskil kõpitsetud ja rest is history. Sellel on küll mingi väike lugu, see on siukse väikse taustaga. See on see, et on jälle hea näide sellest, kuidas üks vale välja öeldu võib lause lõpp teha mingisuguse asja. Teeb mingi asja, mis nagu see elab oma elu. Ma loodan, et ta ikka elab natuke veel. See on ikka vahva. Aga nüüd lähme umbes sinna, kus eelmine nädal pooleli jäime, et see turbo kikser. Kuhu maani või mis aastani see umbes sellega sõitsid, mäletad sa? Ja mis hetkel nagu see pusade värk üldse tuli või kuidas? Pusade värk, ei tea aastaarvu, pole nii vana vist. Kui sa hakkad aastaarvudega rääkima, siis öeldakse, et ta vanaks jäänud. Ma vist ei ole veel vanast. Ei ole väga hea selles aastaarvu. Ma sõitsin taga mingi 10 aastat, ma arvan kokku. Selle kikseriga. Midagi sinna kanti. 8, 10 võib-olla. Päris kaua. Seal ikka läks juba mitu mootorit vist ja 3 mootorit. Ma sain nendest seal kõik lõpuks juba jagu ja pigistasin teda päris kõvasti ja ma lõpuks lasingi ta vist täitsa pilpaks ja võssin mingi lammari mootori müsin vabalt hingamana maha. Et ta läks oma elu elama ja ta siiamaani veel ma kuskil olen teda müügis aeg-ajalt näinud siin mingid aastad tagasi. Et need kikserid ei sure kunagi ära. See tõestab see kvaliteet. Aga sellega on jah siuke huvitav lugu, et tegelikult kikserit müües oli mul juba turbokapi peal. Ehk siis ma mäletan, et mul Mitsubishi see TD04 oli juba ootas ja ma teadsin, et uus tuleb kindlalt pusa, sest Nilsil juba oli ja nii palju oli seal selles samas siis eelmine kord räägitud selles foorumis hängitud seal aastaid, et seda infot oli nii palju ja see pusa oli nagu kindlalt nagu õige asi, et
nojah, sest nagu suures maailmas nagu vahet ei ole, kas siis või praegu vaadates, siis nagu põhiliselt kaks kõige tuunitumat nagu tsiklit ongi Kiksar ja Pusa ju. No praegugi. Ma mõtlengi, et nagu see on siiamaani niimoodi. Just. See on huvitav jah, neil ikka midagi peab seal olema ka, et see ei ole nagu lihtsalt, et kõik võtavad need, et mingi Honda võtad, ega ta ei püsi ju stokiski koos, et no mis seda siis üle laed, mis sa nagu teed, et sellest pole ju väga suurt pointi nendega tegeleda. Et mina ise olen nagu veel rohkem nagu pooldan nagu just üks head toorikut. Et igasuguseid asju saab turbotada. Nagu Soomes pocket bike ja mis nad seal turbotavad, on ju. Kõik saab turbotada, ise tead ju ka, et kõik, mis bensu põletab, on võimalik teda laadida, on ju, aga see on kahetaktiliseni välja, aga milleks seda endale teha? Ma nagu ei ole nii rikas. See on see, et ma olen seda kogu aeg näinud, et nagu põhimõtted maksavad ja väga palju, et kui sul ongi see, et ühe konkreetse mingi mootori või asjaga või komboga või mis iganes, tahad sellega minna kuskile väga kaugele, siis üks hetk see ongi see, et nagu sa pead väga palju ise hakkama tegema. Et ma olen päris palju ise teinud, siis ma nagu mingil hetkel tahtsin nagu vähem ise teha. Tegelikult need asjad on ju olemas, vaata, milleks nagu oma aega ja ressurssi kulutada lihtsalt mingite kollektorite ja turbokittide tootmise peale seal, kui neid asju tegelikult saab nagu kas kellegi kasutatuna väga hea asja või mingi tootja väga hea asja. Et teised keevitavad ilmselgelt paremini kui mina, vaata, pole mõtet nagu tekitadagi seda olukorda, kus sul mingisugune kolletükk pudiseb sinna turbiini. Et siis ka vältida nagu selliseid asju, et kvaliteetsem asi juba mõeldud selle jaoks. Ja siis ka see, et lihtsalt sul on, kui sul tekib see ressurss, siis sa saad sinna minna. Vastasel juhul on see, et sul polegi lihtsalt midagi. Pead ise kõike tegema. Pusaga ei vitsi nagu jantida võib-olla. Ju see ka, et see tegelikult, kui rahaline piir välja arvata, siis see nagu Pusa selle komboga see kuhu maani minna on tegelikult ikkagist ju väga kaugel ees. See on meie Eesti kiirendusest on ikka, see on väga kaugel. See on väga kaugel, mis tehakse mujal maailmas nendega, et sama laadse mootorrattaga siis nagu stiilis mulle on ju, mis on siis no wheelie baar vedrustusega, hästi pikk, et sellega sõidetakse madalat kuute konstantselt USA sarjades ja isegi seal euroopakatel mingid kodanikud seal kuute näitavad igal võistlusel. Ja on sõidetud 5-9 või 8, 5-9 vist. Chris Moore on sõitnud, et seal Crutch Racingus on niisugused aegu ei tea, vaata, räägivad, et on veel sõidetud 5, aga näita slippi, aga tema on näidanud seda slippi, et siis sellise rattaga on võimalik sõita 5 setki. Aga see kõik on elektroonika najal, ehk siis laser, nagu need kõrgusandurid, eks ole, ja kõik on Max-Eku najal. Siis me oleme seal kohas, kus sidurid ja ekud on läinud nii heaks, et sõitja ei tee mitte midagi. Nad läbivad rada tagarattal. Et hoitakse pill kogu aeg tagaratta peal ja terve rada. Stardis kohe nagu lahkutakse 1-0-ga, 1-1-ga kogu aeg. Et see on nagu no wheelie baar rattal on nagu vanasti oli mõeldamatu. Ja vanasti silmas ma ei pea ammu vanasti, vaid ma pean silmas mõni aasta tagasi. Jah, mingi 5-10 aastat tagasi. Keegi ei kujutanud ette seal, kes sõidavad nende ratastega seal mingite Ameerika, mingite ise tehtud silindritega, mingite mootorratastega, top fuelidega. Said oma 6 sekki, lahe. Tänapäeval sõidab sul mingisugune Pusa mööda. Et see on tegelikult hästi palju maailm muutunud. Et elektroonika on väga hea ja mootorrattad tänu sellele väga kiired. Pillid teevad 800 eppa, USA mootorid 700-800 eppa on nagu standard, mis sul on vaja selleks, et liikuda sellise kiirusega. Seal on kiirus 350 pluss joone peal. Et see on teostatav, et Pusaga on nagu võimalik sõita küll. Need asjad toimuvad stokk nagu karteri peal. No eks nii, et auto mõistis stokkploki peal. Nad on küll moditud mingil määral, aga ega seda väga palju seal ei saa modida. Et selles tehakse oil moode ja mingit sükest pudi-padi, aga tugevdusmoode seal lähes nagu ei ole võimalik teha. Ja ongi juba mured, et siis ta nagu rebib karteri
Bolti liini keermete alt lahti. Siis pillid teevad nii palju jõudu, et tõstab lihtsalt ülemise ja alumise, et see endast nagu murrab lahti. Et sa ei suuda neid enam lihtsalt omalt kinni hoida. Neid seod juba raamiga seal on ju, et raami kinnitustega üritatakse siduda ja seal mingi side plate'idega, nagu siis autodel on teil seal ees see plate, siis on tsiklitel on külgede peal, üritatakse natukenegi seda siduda kokku, et see on päris suur nagu surve ühele kolvile. Ja mul oma ratas teeb 500 rattast 2 parriga. Soomes päriselt oli logis 2 parri peal. No siis 5. pill tõmbas. Esimest korda elus oli niimoodi, et kiivri sees oli okei. Nüüd me räägime. Päris hea juba. 5. käik tõmbab lõpuks. ja see oli vahva. Ja siis pärast logi vaatasid, okei, seda oli palju veits. Sest et nagu pole nii palju juppegi mootoris, mis kannataks. Aga no elas ära, on ju. Aga noh, jupid läksid üleile sisse, nii et pole hullu. Väljund, võllid, värgid. Sul on vaja tugevamaid asju kogu aeg, sest et asjad lähevad muidu kätki. Ja parem on panna enne juppe kui pärast. See ongi see ju niisugune niinimetatud eluring, et nagu saad mootori jaoks, siis on kast, saad kasti jaoks, siis on järgmine asi ja siis... Aga pusal on neid saada. Tulles sinna tagasi, siis tegelikult on kuni automaatkastideni need pillid sõidavadki stiilis 3-käigulise automaatkastiga. See käib, vahetus on nagu automaatne, juht ei algata midagi. Ehk siis ma isegi ei tea täpselt, kuidas see kast töötab. Mingisugust baasloogikast saan aru ja seal niimoodi neid aegu sõidetakse, et aga ka nagu selles konventsionaalse käigukastiga sõidetakse ikkagi seal 6 sekki, tavaline 6-käiguline käigukast. Põhimõtteliselt. Jah, ta on küll jah, juba aftermarket tootja reeglina mingisugune nii-öelda pilletkast, mis kõik ammakad on stiilis, keegi ise tootnud ja võllid on ju, ja seal nurk, need toogide nurgad on nagu juba lõigatud nii-öelda nurga alla ja kõik siuksed tavalised moodid on ju, aga ka originaalkäigukastiga saab väga kiiresti sõita. Et minu meelest näiteks Rootsis daam Ida sõitis isegi stokkkastiga minust äkki 6 lõppu ära. Et ei ole nagu halb. Absoluutselt mitte. Saab sõita küll. Absoluutselt. Aga nüüd lähme tagasi sinu pusa teekonna algusesse. Et Kikser läks. Siis oli teada, et pusa tuleb. Ja kuidas sealt siis... No pusa tuli niimoodi, et auto 24 oli mingisuguse lumeangest pusapilt. Jõuluaeg oli, mäletan, mingi nädal enne jõule ja läksime järgi kuskil kesklinnas eramaja taga kuskil. Ja pill oli põhimõtteliselt nagu rattavõllideni lumeanges, mingi väike kalts oli peal seal ja sealt alt tuli välja Black Edition Gen 1 pusa, mis on siis nagu musta raamiga, kuldsete klepsudega, üleni läikiv must. Väga haruldane, aga omanik oli mingisugune keskealine härrasmees või vanem süke ja tema oli natuke sellega paarutanud siin Eestis, et ma ei tea, pole vaja vist rohkem või mis iganes. Ind oli ka hästi hea, ma mäletan. Ja no süke vedamine ka natuke, et ta oli imehea toorik nagu. Ta oli hästi heas korras, täiesti stokk ja seal ei olnud nagu mitte midagi nagu vaja fiksida. Ehk siis tõime ta ära, töötasin seal Honda keskuses tol hetkel ja siis Semuga seal kohe ja siis võtame laiali. Eks ma tegelikult sõitsin selle rattaga põhimõtteliselt Honda töökojas natukene lihtsalt edasi-tagasi plaat põranda peal. Ja siis me tõmbasime ta pilpaks ja mootor laiali ja läks turbokaks. Hakkasin tegema talle turbokitti siis. Aga seal ma ikkagi tegin asju ise veel. Keevitada sai ja lõigata sai. Etteruttavalt küsin, kas see on see sama ratas, millega nüüdseks Haldor sõidab? Just. See on päris palju nagu värve läbi elanud ja selle teekond on juba nagu Eestis ikkagi juba selline, et ma olen näinud mingid screenshot'e, kus on kodanikud, trommis sõitides, väikse lapsena trommis imetlesin seda pilli. See on väga huvitav. Vahepeal tunnen päris vana ennast. Aga sellel ma maha müües Haldorile vaatasin, et ma olin täpselt 10 aastat. Ma olin sellega nagu toimetanud ise regamiste ja ülevaatuste järgi. See vaatasin, päris kaua. Ise nagu ei pandki seda koju. Et sellest sai siuke Eesti kõige kiirem sikkel. Ja Eesti tol hetkel ka kõige... Ta ei olnud kõige võimsam. Nilsise kava oli samast Dünost teinud rohkem juba tol hetkel. Aga ta oli kõige kiirem ajal. Sai ikkagi need rekord lõpuks ära sõidetud seal. Kiiruse rekordi sõitis alles Haldor, kusjuures ära Nilsi oma. Et seda mina ei suutnudki ära sõita.
aga Aldar muidugi paneb sinna kogu aeg peale ka, siis me kogu aeg nagu tegeleme sellega ja ka nüüd selleks hooajaks on sinna pandud nagu hästi peale. et see elab jätkuvalt sihukest päris kurja elu ja on väga nagu kihvt ratas. Okay, aga lähme selle nüüd seesama alguse aega tagasi, et seal Honda töökojas said korra proovida, et töötab, sidurdab, pidurdab, rohkem väga midagi. Rohkem ei teadnudki mitte midagi sellest rattast. Mootor maha, kohe kõik mootor laiali, jah. Et seal olid mingid baasasjad, mida pidi tegema, kolbi kepsu me tol ajal ei vahetanud veel. Et need asjad olid nagu või teadmata maaga ikka. Ja otseselt ei olnud nagu vajadust ka, sest me teadsime, et ta kestab nagu stokiga ka. Seal on vaja mingid kindlaid asju teha, survestet alandada ja selleks on vahendid olemas. Need on väga lihtsad. Ja tegelikult turbotamine mootorrattal on nagu väga hea ja lihtne asi, et selles mõttes sa ei peagi nagu rohkem midagi tegema. Et kui ta sul on nagu toorikuna juba hea, siis ta teeb sul nii palju jõudu, et sul ei ole siklil rohkem jõudu vaja. Tavakasutusse vähemalt mitte. Et neid 300 epaseid turbokaid olen ma siin ju päris palju teinud. Nii Soome kui ka Eestis ja Soomest neid tagasi siin Silveri oma teime ja näete, nii hea ratas mina tegin kunagi Soome. Toome ära, see on nagu päris hea. Et selles mõttes me teame, mis retsept on ja nii neid teha saab, et see ei ole nagu mega kallis ja stokkasjad toimivad seal. Vändad, kastid, kolvid, kepsud, aga lihtsalt sa pead nagu mingit pudi-padi muutma seal. See on mingi stiilis, mingid tugevamaid kaanepolte panema, mis tõstab nagu kohe kaant, et juba suht väikse rõhuga, et aga kui siis jõuludaeks selle ratta ära tõite, siis ma eeldan, et kevadeks oli ta ju koos ja sõitis juba või? Ma arvan küll, jah. Minu meelest küll, jah. Seal käisid juba asjad nagu suht teadmiste põhiselt, et need olid juba tehtud ja juba oli ka teistele tehtud minu meelest seal mingeid asju, et ma konstantselt ikka töö kõrvalt tegin nagu teiste pille ka. Et osad küll pusisid seal küll mingid R1-dega ja Kawasakidega, seal Z1000-tega ja ikkagi kuidagi ei müünud mulle maha neid nagu liiga palju nagu hustle'id selle nagu asja eest, mis sa sealt saad, et see pusa tundus nagu väga, väga hea mõte ja näitas ka, et on väga hea mõte. Ma eeldan, et seda käidi ka Soomes dünatamas. Jaa, ikka. Mina olen Soomes dünos käinud. Põhimõtteliselt esimene kord oligi see 18 aastat tagasi, kus ma käisin Tonnisega. Ja see oli mingi siuke lampkogemus, vaatasin, et see kõige teravamad pliiatsid pole vist, aga enam-vähem oma asju seal teevad, seal need Põhja-Soomes, aga ma sain USA Foorumi kaudu väga huvitav siuke lugu. Et USA Foorumis hängin seal nagu iga õhtu enam-vähem ja siis vaatan, et mingid tüübid arutavad pusa nagu Ekut lahti. Mis nagu programmeerivad ise nagu koodi ja tegid programmi ja arutavad originaal nagu pusa Ekut lahti. Ja tüübi kasutaja nimi on Petrik. Ja siis, ameeriklased täiesti hundiratastega lihtsalt nagu ainult niimoodi kõik emotikonid, vaata, ülikõva. Et siukene maailma muutev asi, vaata, nüüd saab originaal aju seadistada. Ja siis räägib seal Sami dünos ja katsetasime seal jälle, saime selle asja seal tööle, saime mingid kütusekaardid seal avatud ja mingid süütekaardid saab ilusti nüüd seadistada, järjest postitab seal, et nüüd kui tahate, võite ise proovida, saate seal mingit launchi aktiveerida, shifterit aktiveerida, kõik täiesti tagurpidi, maailm täielikult muutus, vaata, ajapuusa on ju asi igal pool ja tüübid nagu täitsa tasuta, lihtsalt võtke, tehke, programm on üleval, laadige alla. Õpetus kaasas, kuidas teha nagu stiilis mingisugune interface harness kit, millega sa saad originaal Ekusse ligi, pane USB-ga arvutisse. Täitsa hull luguna, kuidas siuke asi saab maailmas üldse juhtuda, tasuta keegi teeb siukest asja. Ja siis lõpuks kirjutan, et kuule, tegelikult see soomlased ei ole. Mingi jõle tuttavad nimed. Sami. Ei, muidugi oleme, me oleme Espos, vaata. Appi, mehed. Võttis endal ka niimoodi, et pidid kuskilt kinni hoidma. 1,5 aastat oled seda lugenud seal ja siis kirjutanud, et kuule 80 kildi kaugusel sest. Tule dünosse. Ja see oligi niimoodi, et minu see esmane pusa töötas niimoodi, et ega Eku ei teadnud, et ta turbokas on. Ehk siis mina panin sinna Power Commanderi, Eestis mingit võimekust kellegi ei olnud seadistada siukseid tsikleid. Et mappandur või mis iganes. Sikkel töötas vabalt hingavana. All töötas originaalaju. Ja kütsi anti tuimalt lisapihustitega, vaata, ja siis, aga hiljem tekkis juba see Commanderi-laadne toode, mis on ka siis nagu lisapihusti driver põhimõtteliselt, eks sa saad panna arvutis, et pane natuke rohkem kütsi.
aga see oli kõik gaasiasendipõhine. et on ka hästi kandiline versioon. Täisgaasil jah töötab, aga ülejäänud asendid on siuksed, vahepeal on mingi väike vimka sees ja siuke üles ja alla mäge sõites pole päris see vist. Aga noh, sõita sai, no meil oli vaja täisgaasiga sõita, meid ülejäänud ei huvitanud, siis töötas. Ja sinna läksime esimest korda jah, selle oma nii-öelda lahendusega ja ta seadistas seda nagu lebalt, et selles mõttes Commander on tsiklimaailmas nagu levinud asi siiamaani. Väga suur tootja, ma arvan, suurimaid asju üldse seadistamise osakonnas nagu. Ja seadistas selle ära, ma mäletan, see Bill tegi turbokana mingi 210 hobujõudu, aga no väänet tuli ikka. Ma sain sealt ikkagi kohe mingisugune 80 väänet. Ja see oli jõhker. See oli vägev. See, et ühtepidi nagu, kui me automaailmas on harjunud 80 väänet ei ole midagi. Aga see on teine sikkel juurde. Aga tuletame nüüd selle meelde. Sest ta muidu ongi 8-90 väänet. No et sul on, sa kahekordistasid selle väände, sul on, ütleme, suurusjärk 160-180 väänet, aga palju see sikkel kaalub? Noh, et see kilogrammi hobujõu suhe, see on nii rets tegelikult. Et ongi see, et alles praegused meie superkombi või Outlaw või siis nüüd sellest hooajast alates Prosterid ja autod alles jõuavad sinna maale vaatada. See teebki turbomootorit hästi nagu vahvaks asjaks. Ja see oli kõik ikkagi veel nagu väga safe. Selles mõttes, et teadsime, et seal mingi see jama, mis me seal kokku keerasime seal nende kaanepoltide ja tihenditega asjadega, siin mingid sommid panevad ühe parriga, aga polnud pihusteid. Iga kord, kui ma seal käisin, oli pihustid täitsa otsas. Kütsi pole üldse, pump on otsas. Kõik on kogu aeg, originaalis on kõik nagu imepeenike seal, juba need kütuseliinid. Noh, siis oli juba järgmine kord väline pump, väike valbro, väike suurem pihusti. Ja siis tüüp hakkab rääkima, et pane selle Gen 2 Eku, vaata, et sa ju tead, vaata, me oleme teinud sinna selle softi, vaata, et pane sinna see Gen 2 Eku. No lõpuks onu David kuulas. Lappasin laua peal selle käima, aku peal kõik vilgutasin suundasid isegi seal ja siis tõstsin selle oma sikli peale. Ehk siis mul on sellel siklil tekkis siis vana Eku asemel, mis oli siis, ta oli küll 32 bitti Eku, mis oli juba parem, seda sai seadistada. Kõige esimese oli 16 bitti Eku. Ehk siis selle viskasime minema ja siis läks nüüd see Gen 2 pusa Eku, mis on siis täisseadistatav. Ehk siis mul isegi see praegune sikkel sõidab selle Eku peal. Seal on kõik kütusekaardid seadistatavad, kõik launchid, shifterid, kõik töötab selle originaal. Nad on teinud selle programmi niimoodi, et see oleks nagu progeaju. Aga tal ei ole logimist, tal ei ole siukseid lisafunktsioone, et sa ei saa andureid lisada. No eks see on ka suuresti põhjus, miks siis ju nagu suures maailmas minnakse ikkagi kohe nagu suure ehituse puhul progeaju peale. Sa saad nagu, sa saad selle seadistuse, sa saad lisafunktsioonid ja sa saad logi, et sul on nagu kõik on ikkagi ühes karbis. No sellest ma tunnen ikkagi puudust ja see sinna ilmselgelt nagu järgmisena peab tulema. Sest et noh, ilma maksita nagu tegelikult ikkagi veel kiiremini sõita peaaegu et võimatu. Noh, just logi on see, mis on puudu. Ma küll tekitasin sinna oma logeri, on ju. Aga mis aitas väga palju. Loger ongi see asi, mis ikkagi aitab. Neid asju kõik ise välja mõtlema. Et sul ongi 2 eri süsteemi. Sa loed ühest, mapid teisest. Istud seal telefonis, arvutis, kõik on segamini, et ajalamahukas. Aga see esimene pusa nüüd, ma ikka nagu see oli nüüd valmis, mäletad sa ka neid esimesi proovisõite sellega, et oli nagu... Väga hästi mäletan. See oli reaalne vau-efekt. See oli täiesti teist soond ja sõidab kui tavaline mootorratas. See on väga suur vahe. Ja see vahe tuli just tänaval välja, sest me paugutasime taga igal pool. Me sõitsime nagu igapäevaselt ringi nende ratastega. Ja see vahe on suurel kiirusel hästi suur. 200-300-ni. Kõik pillid hääbuvad ära, siis sa lihtsalt lendad. Et seal on hästi suur erinevus turbokal. Ja pluss see, et sa saad mingisuguse stiilis 4. või 5. käiguga seal drop-klatsiga lihtsalt põleva refiga mööda sõite teha ja neid samu muste jutte välja tõid siin mingi hetk. Aga see nagu jõuvahe, kui Kikserilt sinna pusa peale minnes, siis oli nagu selle esimese vajutusega oli nagu kohe sai aru ka, et ta on palju, seal ongi pusa on nagu, sa tunned seda massi ka, ta on nagu raskem, ta on nagu handlid nagu palju raskemini. Ta on ikka ju kaduenduro, ehk siis matkasikkel stiilis. Ja ta on päris raske ja see mootor on päris palju suurem ja laiem ja raam on siuke jõmmim ja käitub ka palju laisemalt. Aga see sai siis kohe ka eos, ma eeldan, pika kiiga ja kohe ka madalaks. Ja, see sai kohe tehtud nagu kiirenduse
kõlbulikuks nii-öelda. Et siis kogu eesmärk oli sõita nagu reksina. Tol hetkel juba oli täiesti sihilik tegevus, et sõita kõige kiiremini. Ja ta sõitis ka. Selles mõttes väga mõnus oli. Ma ennast nagu pean üldiselt suht halvaks nagu kiirendussportlaseks sõitjana nagu. Kuigi ma viimastel aastatel hakkasin sellega tegelema ja siis vaatasin, okei, enam-vähem tuleb ikka välja ka tegelikult. Aga ma varasemalt ei ole sellega üldse tegelenud, sest ma olen kogu aeg loonud omale need tingimused, kus ma saan seal stardis nagu tobi ära visata, et okei, sõidan mööda. Et mul on halb reaktsioon, mul on see algus on veits halb ja siis ma lihtsalt lendan mööda jõuga vaata. Toore jõuga lihtsalt tegin neid asju kogu aeg. Aga ühel hetkel hakkad vaatama, okei, nüüd on nagu päris kiire, et tegelikult saaks sealt ka, siis saaks veel kiiremaks. Et siis sa hakkad panustama sinna algusesse. Praegu see algus on jätkuvalt nagu selline nirupoolne kõigil Eestis. Aga see pusa oli äge jah, et ta oli hästi suure nagu jõuvahega jah, kui sa võtsid nagu ükskõik millise mootorratta kellelt sa kas või laenasid korra või sõitsid, siis mitte mingit huvi ei olnud sõita tavalise tonnise sikliga näiteks. Nagu see, nagu ma lihtsalt ei viitsikski üldse sõitma minna. See oli täpselt selline nagu vahe. Et turbokas on ikka teine liiga. Aga nüüd oligi see, et see pikk see teekond oli siis selleni, et sihilikult ehitatud tsikkel, see oli tegelikult ka sul igapäeva tänavutsikkel, et sellega see Nilsi rekord ära sõita ja Nilsi ratas oli ju ainult rajaratas ju, see ei olnud enam tänavaratas. Ta oli päris palju võimsam ka. Ja kaalu ei tea, aga ega ta raskem ilmselt ei olnud. Aga ka oli juba progeajuga, Motek oli peal seal. Palju see nagu muudab, selles keegi seda ei näppinud seal, et sõitis sellega, mis ta seal oli. Aga see võttis ikka aastaid. Ikka aastaid. No ma ikka sihilikult tegelesin sellega. Aga mul oli jõust nagu tihtipeale ikkagi puudu. Ja selles mõttes ta ei olnud nagu jõulevelilt ka seal kohal, sest Nilsi see kava oli päris nagu võimas. Ma arvan, ta selle rekordi sõitiski 354 epa vahele oleva jõuga. Et me selliste jõududega sikleid teisi Eestis polnud. Et minu ratas oli seal 300 pluss paarkümmend, 30 eppa võib-olla. Lõpus ma sain seal mingi 50 alla. Aga siis ta juba lihtsalt oli üldiselt päris hea ja ise ka nagu pingutasid nii palju, et said selle ära pudistatud seal. Natuke kiiremaks, aga see võttis aega, päris kaua. Vaatasin juba, et siin teised sõidavad mööda. Kas mitte isegi üks öö oli vist lausa Erki Anto oli meil Eesti rekordi omanik, aga David hommikul sõitis vist kohe üle. Ma isegi mäletan seda, see käis kuidagi sükene. See oli väga nagu markantne lugu niimoodi, et Nils veel kirjutas meile vist, kuulge, olete ikka kursis, et Erki tegelikult sõitis selle üle. Mingisuguse 3. kohaga või mingi vabalt hingava bemmiga. Et see aeg ei olnud ulmeline, sest juba isegi vabalt hingavad tsiklid küünitasid sinna 8-8 ja 8-7. Aga siis mingil hetkel sai see järgmine päev, ma mäletan, ma sõitsin selle kohe uuesti üle ja kinnitasin veel ära ka, sest siis oli 2 sõidureed. Ja see minu meelest, ma isegi veel mäletaks ka seda, et see oli vist hommikul a la esimese sõiduna või no kuidagi niimoodi, siis tuli põmber see rekord ära. Aga just ma tahtsingi Erki juurde korra tagasi minna, et see hetk, kui sina pusisid kõvasti ehitatud, tuunitud turbotsikliga, siis Erki tuli, võttis niinimetatud stock bemmi ja tegi samu asju, mis sina. Lugematuid võite võttis seal, ma arvan, täpselt samu asju. No kaaluvahe oli meil ühel võistlusel vist isegi kaalusime neid komplekte seal sõitjaga koos oli vist kas mingi 60 pluss kilo. See oli pead ei anna, aga see oli palju. See on peaaegu sama kui ilma sõitjata, juhita. Just, et see oli nagu selle eelis. Pluss ta on ikkagi, ma arvan, kõvasti parem sõita kui mina. Et seal tuleb ka vahe sisse tegelikult lõpuks ikkagi. Kus see Bemmil seda kaalust nii palju tuleb? Tal on karbonväljad on tal vist all. Siis lihtsalt see muu ka, see BMW arendus. Erki läks sellel hetkel, kui ta neid aegu sõitis, läks ikkagi sinna kohta, kus ta ikkagi juba ütles, et ma lõunal ikka teist portsu ei tõstnud ja kombe küljest võttis seal slaidereid ära, pani laua ääre peale ja ebavajalikke linke ära ja pidurikettaid ja ebavajalikke mootorratta detaile võttis ära ja mis otseselt sõitmiseks vajalikult. Nägi seda ka, seda varianti, et sõita päriselt nagu kiiresti ja kõik pusisid seal 8-8 kandis. Et see 8-sse olime juba sõitnud, 300 epane pusa sõidab siuke 8-8 ära. Seffer paugutab sellega iga sõitna. Seffer
oma tänavatsikliga, sellega tal seda tuled, peeglid, viled, kõik, sumps ka küljes, 8-8 nagu lebo, vaata. Et seal me nagu askeldasime, aga sealt veel edasi minna on nagu näha, on selle raja peal nagu raske. Et see rada pani hästi palju seda piiri ette, et jah, minul võis olla rohkem jõudu ja kellel iganes ja Nilsil samamoodi, aga tal ka kõik sõidud ei tulnud kiirelt. Väga paljud sõidud läksid nagu aia taha. Turboka häda oligi see, et see nagu, ma juba lõpus ütlesin, et minu meelest mul tuleb 10 sõidust 1 või 2 ainult välja. Ehk siis nädalavahetus oli paar head näffi ja ülejäänud olid siuke jamamine seal, vaata. Et see turboka ebastabiilsus oli hästi suur. See start läks väga palju nahka. Ja ma tahtsin küll pluss veel see stardis see, et sa ise just, sa pead selle läägiga jantima seal, sest et ikkagi meil olid piisavalt suured turbiinid juba ka, et sa ei saanud nagu lihtsalt suvaliselt ka koha pealt ära minna. Et sest vabalt hingama mees lihtsalt sõitis selle ajaga juba kaugele ära. Teisel pool foor juba, kui ma seal mämmerdasin ja veel kogemata pöördega alla kukkusin ka läägi, siis oli tanne. Et seda ei sõida enam tagasi. Jah, mingist hetkest sa niinutatud kinnisvara saab otsa. Just, täpselt. Et nüüd me jah, õnneks üritame neid asju vältida, et oleme läinud juba launchi teed, kus launchis on nagu asjad ikkagi suht all innis. Aga siis oligi see, et see pusa oli sul, ta oli roheline ka vist vahepeal. Ta oli alguses must. See tundus kuidagi ilmetu. Siis me tegime ta mingisuguseks GRS-i Fordi oranž on see. Kahepoolene mingi turbo GRS Ford on olemas vist. See tundus jube ilus värv. Värvisime ära ja siis vaatasin, et see on nagu Eesti Posti kiilkuller. Ei ole ka nagu nii ilus ikka. Eriti kui värv jäi vanemaks paar aastat. Enam ei olnud nii ilus läikiv. Siis tuli selle värvi vahetamiseks üks kiire põhjus, kui linna vahel väike pahandus oli sellega kiiresti sõitmisega. Ja siis mõtlesin, et see ikka elendab täitsa teise linna otsa, et peame vist tumedamaks tegema uuesti. Siis tegime ta tumedamaks uuesti, siis ta sai selle hästi kuulsa selle sinise säbrulise siukse väga kihvti värvkatte, et sõber Tarts värvis seal ja aitas. Sest oranži tsikliga sa käisid kindlasti Soomes sõitmas. Ja, sellega me käisime Erkiga kahekesi siis, kui oli Villeri seal need ilgehetked, kui nad tegid seda sarja ja siis oli Estikat etapp seal. Kas lausa äkki 2 aastat. Oli üks etapp Soomes ja siis me olime ainukesed tsiklid, kes siis seal käisid 2 korda. Üks oli 2016 kindlasti. Siis 15 või 17. Aga need asjad on jõudnud vist järgi vaadata. Seda kuupäeva ma ei ole isegi viitsin meelde jätta. Aga need on täitsa seal olemas. Väga kihvt statistika tekkis seal. Saime seal kahjuks vähe sõita mõlemad korrad, kui käisime, sest et vihma sadas kogu aeg. Aga mingid sõidud saime teha. Kõige esimene sõit 2 Erkiga. Olime eluaeg pusinud seal oma 9.2 oli äkki minu rekord üldse isiklik. Eestis sõitis. Ja esimene sõit oli mõlemal 8.8. Ehk siis selline oli nagu raja vahel, mitte midagi muutmata, minnes lihtsalt teise tee peal. 0,4. Et siuke lähes pool sekki vahe. See tundus nagu täiesti jõhker. Siis sa said aru, okei, nüüd ei tõmba pilli üldse ju. Et seal oli selgelt nagu 3. käik oli sees, et vaatasid selle oma taokat, vaatasid seda finišit. Eestis nagu nende asjadega väga ei tegele. Et see oli väga kihvt kogemus tol hetkel. Ja sõitiski ilusti, järgmine sõit ka 8 ilusti. Aga Eestis me ei saanud peale seda tükk aega minu meelest 8. Tulid tagasi, ma ei jälle oma madalt 9 seal. Aga kes teadsid, võimalik on, sikkel sõidab. No siis lõpuks ikkagi hakkab nihkuma. Et see oli siuke huvitav, kus me Soomes saime siukse väikse data. Vaatasin, okei, rajavahe on päris suur. See on ikka, et võib-olla natukene nagu ülekohtune näide, aga et meil on Eestis rada pikem vaata natukene. Tegelikult ei ole 402 meetrit, et kui nagu see niimoodi kokku arvestas, tuleb mõned meetrid rohkem. Ratta pöörlemist hakkad vaatama, siis on ikka palju pikem. Sest USA-s näiteks vaatadki seesama Dunlopi Dragmaxi refiga, kui nad stardivad, nad lahkuvad niimoodi, et muster, ta on profiiliga mustriga, triipudega ref, siis muster jääb maha. Wheel spin'i ei eksisteeri. Et see on siuke nagu radiali versioon, aga sikli maailmas. Ehk siis neil ei ole wheel spin'i. Nii nagu ratas pöörleb, niimoodi sikkel ka sõidab. Et see on väga kihvt, et nad on võimelised niimoodi jõu maha panema, mis meil on nagu, me seal teeme niisama mingit tantsu mõta peal. Nagu sa ütlesid ka eelnevalt, see, mis ka väga palju tänu
sellele ja ajude ja absoluutselt kõigele sellele. Ja siduri majandusele, ehk siis täitsa teistsugused sidurid. Meie kiirendus on ju tegelikult ikkagi võrdlemisi nagu primitiivne. Ehk siis mina ja Nilsi vanaratas on vist ainukest, kes üldse launchiga sõidavad. Ma just tahtsin öelda, kui praegult jätta sinu valge Viking välja, milleni me varsti jõuame, siis põhimõtteliselt tegelikult meie pro-klassi pro-bike'id, tsiklid tegelikult on põhimõtteliselt nagu tänavarattad. Tänavarattad on kõik, jah. Et vahet ole, et on peegel või tuli ära. David on nad turbokaks teinud ja see on ka selline väga safe lahendusega kõik, et me teame, mis see retsept on. Nii ta on paraku, see on meie tase paraku. Tulles tagasi selle. Nagu sa eelnevalt ka mainisid Rootsis seda Iidat, sest ta sõitis põhimõtteliselt samasuguse pusaga nagu teil. Just. Et on natuke rohkem näpitud, aga seal on natuke vahe ilmselt selles, et Max Eco annab sulle väga palju rohkem võimalusi. Just seda jõudu peale panna, siis on neil kindlasti jõhker rajavahe ja siduri vahe. Ehk siis seal on ikkagi täiesti teistsugune sidur. Et see on nagu süsteemselt täiesti erinevalt töötav. Sest need nagu ütleme klassikalised turbopusad meil siin, need on siis niinimetatud originaalsiduriga või? Jah. Või nagu täitsa originaalsiduriga? Põhimõtteliselt paljud on veel täiesti originaalsiduriga. Silveri rattal on näiteks täiesti originaalsidur. Mitte midagi muutmata. Stiilis mingi siduri vedru on tugevam, et hoida lihtsalt pakki koos. See on nagu muudatus, mida tehakse ka stiilis vanale Javale. Et see on nagu lihtsalt hästi lihtne loogiline muudatus. Link läheb raskemaks, that's it. Aga see on ikkagi päris kiiresti sõidetav komplekt. Seal Soomes nüüd eelmine hooaeg käisingi, siis ma arvan, kes nagu vähegi viitsis jälgida, siis vaatasin, päris huvitav tüüp, et hand clutch ja foot shifting, aga päris kiiresti sõidab. No see on see meie kool, vaata siin. Just, ma selle peale ise seal lähengi, et mul on selline vana rasva pealt lähed siin. No nii, Soome poikad, vaatame, mis teil siin on. Aga lähme nüüd seesama sinine pusa, mis sellega lõpuks parimaks tuli siis? 8... Mina sõitsin selle 8-7 minu meelest ise madalam, 8-7 midagi, et see oli Nilsi 8-7 kõrgel, sõitsin madalamaks või midagi. Pead ei anna, ma ei jäta neid meelde, sellepärast ma ei tegele sellega eriti niimoodi, kui ma võistlustel käin. Ma tegelen ainult sellega, et sõita seda eelmist rekordit üle. Ma neid eelmisi nagu enda jaoks mingis hulluks nagu naelaga seina külge ei löö neid timeslippe. Aga ma ei mäleta jah, aga minu meelest nüüd ta juba siis äkki pani 6 või 5 lausa, mis Aldar seal sõitis. Ma mõtlen ausalt, ma aga nii tsiklinumbrid enam nii täpselt ei mäleta. Nüüd on kuidagi läinud elama see tsikliträäg meil seal, et kõik on kuidagi jube kiireks läinud, siis ei jõua enam isegi seal meeles pidada, kes mida sõidab. Vanasti tuli nii harva neid ilusaid nähve, siis kohe kangastus mällu kõik. Nüüd nagu sa ütlesid ka, et praegult need samad sinu ehitatud pusad suuresti, et nagu 8-8 nendega sõita on nagu põhimõtteliselt. Kes oskab sõita, ma arvan, mingi Erki Antole see kätte anda, sõidab rahulikult, ta sõidab veel kiiremini, vaata võib-olla kui omanik. Et täpselt nii lihtne see ongi. Aga kuidas sa jõudsid sinnani või kust tuli see mõte, et nüüd sinine pusa tuleb maha müüa ja minna siis nagu niinimetatud all in'i, et minnagi siis seda teed, et nüüd mul on nagu mitte nagu semi-tänava ja võistluspaik, vaid nüüd võtame ja paneme nagu, teeme õige asja. Et kus sa nagu sinnani jõudsid või mis see nagu lükke oli? No lükke oli see, et jube hästi hakkas välja tulema. Jube hästi hakkas välja tulema ja siis ma vaatasin nagu tegelikult saab veel kiiremini sõita. Et päris palju asju on ka kogunenud, vaata. Kui ma sellega nii palju aastaid on tegelenud ja nüüd juba nagu oma selle butiigis seal, et siis lihtsalt manti on nii palju. Ja siis mul tuli lihtsalt väga pakkumine. Mul oli tegelikult sinine ratas olemas, mul üks Somm pakkus. Et kuule, et ma tahan endale järgmist ratast. Et hakkasin omale midagi siin ehitama, aga ma ei tee sellest kunagi midagi. Ja põhimõtteliselt ostsin talt üles raami esiotsa, kus tal oli juba siis see magneesium velg seal, mingisugune Kikseri vähe kergem nina, ja oli raamis oli juba natuke mudinud midagi. Ja siis oli mootor siis mingis osas, et ta tahtis seal küll strokerite asjade peale minna, aga vändad juba, olin mina varem talt välja ostnud ja käigukasti sealt kastist ja mingi kellegile, ma ei tea kuhu, ja siis ütles, kui mul need kõik ülejäänud asjad, ja siis pakkus mulle seda ratast müüa ja ma hakkasin paralleelselt nagu ehitama teist ratast ja samal ajal lasin ise sinise pilpaks.
Jaa, seda ma mäletan. Kus ta viskas nagu kepsu raja lõpus. Jaa, raja lõpus välja. Ma mäletan veel sinu kommentaari selle peale, et sa jäid seisma, tahtsid tsikli pealt maha tulla ja oleks peaaegu käna pannud, sest kõik kohad olid nii ülised. Tsiklil on see tobe, et ta keerutab ju kõik selle, nagu autolgi vaata, stiilis antitiiva taha keerutab kõike. Siis tsikli on samamoodi. Ma olen 2 korda lasknud pilli niimoodi pilpaks, et põhimõtteliselt 1 korra panin tagi nagu lihtsalt posti najale tilkuma, sest et kõik see õli lendab sinu peale. Ja siis seal oli samamoodi, et kui eest ikkagi keps välja käib, siis on nagu kõik see mant on nagu õues ka kohe. Ja ka taga rehvi all. Ja vedas et kuidagi midagi selles osakonnas nagu libe ei olnud, aga hakkasid jalga maha panema seisma ja siis saapad olid nii ilased, et vaata, et saab vistigi, et kukud lihtsalt ümber, jalg on libe. Aga see läks nagu täitsa katki. Ja tsiklimootor, kui katki läheb, siis ta on täitsa katki. Et eks automootoriga on sama enam-vähem, et sul on põhimõtteliselt vaja kõike uut. Et seal ei olnud midagi võtta, doonormootorit oli niikuinii tarvis. Ja siis ma hakkasin paralleelselt 2 tsiklit nagu ehitama. Ehk siis ühte korda tegema. Ja teist nagu tahtsin ehitada nagu ainult võistlussiikliks, sest mul oli ka väga fed up oli sellest kogu aeg lappamisest. Sest et kui sa tahad sõita nagu niisama tööle koju ka, siis sul on rehvid ringi, mingid vedelikud ringi, potsikud külge maha, mingid isegi kõrgust vahepeal tahad muuta, sest et me läksime ikka väga madalaks võistlustel ja siis tänaval nagu ei saa üle Lamavamendi enam ei saa näiteks vaata. Ta lihtsalt ikkagi läheb pihta vaata kuskil. Ja seda lappamist oli nii palju kogu aeg, sa viitsid 4-5 korda suve jooksul seda teha. Teeks lihtsalt normaalse elu omale vaata, teeks träägisikli vaata. Ja väga võimalus tuli, tüüp pakkus mulle väga hinnaga asju. Ostsin kogu selle kraami kokku, siis mul kondlid ka tegelikult päris coolid. Ja ma ütlesin, saada pilti, saad lahe viikingi kondlid, viikingi mingit disaini. Mul sõber tegi, aga ütles, ainult siis müün, kui sa üle ei värvi. Ütlesin, no problem, väga hästi sobib. Ime ilusad, mulle väga meeldivad, väga kihvtid. Ja siis sain kohe koored. Kõik oli vaja muidugi hakata tegema. Algaski sellest, et mul on isegi täitsa algusest on pilt, kus mul on nagu tõstuki peal on nende klotside vahel on esiots, tühi raam, mingi mootoriplokk ja siis on mingisugune, ma ei tea, kondel on seal kõrval. Sa ütles ka, et raam oli juba ümber tehtud ja mingi kikseri esiosa pandud. Mis seal nagu raamis? Ta ei ole nagu palju muudetud. Ma ise tegin ka veel teda, ma tegin teda madalamaks. Pusal saab hästi lihtsalt seda isteasendit madaldada. Ehk siis see koht, mis seal paagi all on, see koht, seda tehakse nagu madalamaks. Ja siis mingid vedrustuselemente lõigatakse alt vähemaks, et need saaks tsikli nagu madalamaks. Jah, sest nagu valge pusega ongi see, et olgem ausad, ega tegelikult ta näeb suht tükist tänavaratas. Seal võiks vabalt originaalkondel peale. Kinnitused on ju originaalkohtades põhimõtteliselt. Et ongi see ju, et kõige suurem esimene erinevus, mis nagu kaugelt ongi näha, kui te olete näiteks kõik seal stardiootel, ongi see, et sina oma valge pusaga, sina oled teistest kiivragu madalamal põhimõtteliselt. Ma istun lihtsalt nii palju madalamal. Et ongi siis see... Ja mul on see paaki pole stiilis. Ehk siis selle asemel on hästi madal kate. Jah, et sa saadki kaalu kesk saad madalamale, saad ise palju rohkem ja sinna esikondli taha, et tuuletakistust vähemaks. Aga see kogu see sinise pusa siis said kokku tagasi. Ja ma paralleelselt tahtsin ta ikkagi teha tänavasikliks omale. Okay. Ja sest et nende siklitel turgu nagu laias laastus Eestis ei olnud. Aga siis tekkis Vändra metsa tagant mingisugune suur mürakas Alderpärn, kes oli samamoodi scrollin neid asju vist aegade hämarusest, et tal on vaja tema ellu seda. Teeme ära. Lihtsalt üks, et tuligi sinu juurde ütles, et... Ta tegelikult oli varasemalt mul kunde juba, ma olin talle ühe pusa turbokaks teinud, aga see oli siuke hästi nagu baaslahendus. See oli siuke kõige basicum, mis teha saab. Aga toimiv enam-vähem pill oli ja siis ma ütlesin, swappisime nagu põhimõtteliselt. Ehk siis sikkel, cash, palun üks lahe kiire sikkel sulle. Talle sobis, mulle sobis. Ma veel lihtsalt isegi käisin mingil võistlusel selle tema vanarattaga. Siis müüsin ta kuhugile, värvisime ära ja läks Läti Leedumaadest. Mingi see päris ilus hall. Aga kui see nüüdseks siis Alderi ratast, kui sa kokku panid, siis see läks nagu mootor läks samas kombos kokku või siis natukene... Seal oli juba nagu ikkagi tugev keps, tugev kolb, suur plokikaane polt oli mul juba ennem sees, pooled oli plokikaane poldi peale ja originaalis on 8 mm poldid.
52 Newtoniga. Selle tõstab nagu mõni mees küüned taha ajab ka ülesse. Et see on see, et veokaremondi meestel nagu need, kes veokad remondib, siis neid sinna väga lähedale ei tohi lasta. Kohe katki. aga jah, seal oli juba tehtud need nagu modid ära. Ma tahtsin ta vähemalt samaväärsena säilitada, sest et ta oli tehtud nagu ikkagi samamoodi nagu ette ehitatud mootoriga, et ta oleks pigem tugev. Et me ei läinud Dünos ka nagu, jah, me katsusime seal mingisuguse jõu ära, sest ilus on neid numbreid vaadata vahepeal, aga ma võtan need tihtipeale tagasi, et nüüd ka, et seesama tema rattaga käisime, et võtsime selle jõu maha, et me ei hakka seda ju päriselt tegelikult kasutama, sest siis me saame ta katki ühel hetkel kindlasti, et pigem nagu oleme seal kohas, kus me oleme nagu platsi peal õhtul ka õnnelikud, vaata, et sa ei ole selle võrra väga palju aeglasem. Just ongi see ka, või vaata, et võib-olla vahest just oled aeglasem, kui sa seda juurde käid. Jaa, aga vähemalt ei ole pilpaks. Ja ongi see ka ju, et vahest, nagu sa ütlesid ka, et vahest võimsam ratas on aeglasem ratas. Just, meie radadel eriti. Meil ei ole ainult kiltsil võistlused. Pluss on ju see ka veel, et ju Dünos sa teed selle numbri ära, aga Dünos on üks koormus. Sa oled raja peal, tänavale, kuhu iganes. Sa saad selle koormuse hoopis teiseks ja see nagu võibki pahaks minna. Ja nendel pillidel ei ole üldse ju mingit logi võimalust. Ehk siis me tegelikult ei tea, mis see ratast teeb sõiduvalt. Tuleme tagasi, kui terveks jäi, siis on kõigil tuju hea ja nii lihtne see ongi, et see näitabki, et tegelikult oleks vaja nagu neid asju ka nagu järele mõelda. Aga siis sinine pusa läks Aldarile ja siis Aldar ostis ta üles ja mina mõtlesin, et hakkab taga mõnusalt seal kuskil Pärnumaal niisama kaapsu tegema. Aga tal ikka läks täitsa all in. See hakkas päriselt kiiresti sõitma. Samamoodi läks natuke aega küll. Aga väga hästi tuleb välja. Väga väärikalt kasutab seda pilli. Et väga kihvt, et see niimoodi ja nagu sa ütlesid ka, et tema sõitis vahepeal ju selle sama sinise pusaga ju selle kiiruse rekordi. See on väga huvitav. Me ei ole seda ära menetlenud ausalt öeldes. Sest et ega me ei ole täpselt aru saanud, kuidas see kiirus seal tuleb. Et seda me oleme Nilsi kiirenduse aegadel juba nägime, et see hea kiirus tuleb tihtipeale halva sõiduga. Tead, mis on minu teooria? Kui sul on aeg on kehvem, siis lõppkiirus tuleb suurem. Sest sul on rohkem aega. Sul on rohkem aega koguda. See on see teooria. Aga kas nagu... Kui keegi selle ära tõstab, siis ma võib-olla ei tahan seda uskuda. Et mul ongi see, ma nagu mürki ei võta selle peale, aga see on nagu ainukene loogilisem, mis mina... Ja huvitav on see, et isegi kui seda proovides teha, siis see ikka nagu kuidagi ei päde see teooria. Et ei tea, aga ta kuidagi on sellega hästi hea lõpukiirusega. Ja vägev nagu vaadata, sest Bill hoidis Eesti kiirusrekordit siin mingi aeg. Pluss on see, et Aldar on nagu päris suur poiss. Ta on 120 pluss vist oli vahepeal vähemalt, ma ei tea. Paneme ikka päris palju kaalu juurde. Ja see ratas on ise täiesti tänavakõlbul. See on nagu kõik küljes. Et see on tegelikult respekt tulemus. Absoluutselt. Seda on väga raske isegi nagu järgi teha teist. Ja ta on kindlalt nagu jätkuvalt tänava pillidest täielik lagi Eestis. Et seal ei ole nagu lähedal ka minu meelest midagi. Et tavalised mootorratturiired siin Maarjamaal ei üldse ei tea ka, mis asjad ringi liiguvad. Et see on väga teine liiga on siuke Sikkel tänaval. Sa oled ikka nii kuri poiss seal. See on päris huvitav ratas. Aga nüüd sinine pusa, Viiking pusa. Ehk siis, ma eeldan, et ta nimi tulebki siis sellest, et seal konduvad viikingi temaatika peale. Just. Sellega siis, ma tahaks nagu mäletada ka, et selle nagu see ehitamine, sa võtsidki kõik aja, mis oli vaja ja nagu väga põhjalikult, et sa kordagi ei olnud seda, et ma nüüd kiirustan või ma nüüd üritan jõuda, vaid oligi see, et mul ikkagi üks hooaeg jäi lähes vahele täiesti. Sest et ma ei saanud seda valmis, kõik kuulud mõtlesin, ma teen ta kindlalt valmis. Ma isegi mõtlesin mingi hetk, eks vaatame, siin nagu väga palju teha. Ja mootorisse läheb jube palju, kui sa nagu kõik ei tea ka, sest ma tahtsin minna kõvasti veel teise kohta, kus eelmiste mootoritega. Ja mul olidki kaasas seal näiteks, olid kohe Carillo ühed parimad kepsud, mida osta saab pusale. Siis JT kolvid, mis parimad, mida ka osta saab. Et nendega pidi ka nagu menetlema, infi otsima ja mõtlema üldse, kuidas seal, mis kombos neid asju kokku panna. Väga palju sommidega suhtlemist. Õnneks on seal väga palju selliseid vahvaid inimesi,
sõidavad väga kiiresti nende pusadega, et siis sealt saab mingi adekvaatse info. Ploki gaas on muidugi mootorrattal nagu sellel tasemel juba siuke teema, et teiste inimeste mootorratas maksab kindlalt sama palju kui see ploki gaas. Et see on nagu kallis. Ja mill suuremad klapid, kõike on vaja töödelda. Kas ma mäletan õigesti, et seesama Iida, kellest me rääkisime, et Iida käest tuli mingi turbo. Jaa, see kitt sõidab siiamaani. Selle peal on sinise pusa peal on Ida üks kitt, aga see on see väiksema turbiiniga, 30-ga vist, ja minul on siis 35-ga käretiga. Ehk siis see on seesama, millega Iida tegelikult... See on seesama, millega Ida on 6 sõitnud. Ei, sorry, 7 madalat sõitnud. No. Või äkki isegi selle 6, mis tal... Ei, see läks sikliga kaasa. Ta müüs ju sikli ära, jah. Et selle 7-4 minu meelest on ta sõitnud selle sama alumise otsaga, mis mina kõik tema käest ostsin üles, sest et see lihtsalt oli nagu ülioptimaalne, nagu kui hakata neid asju ise ostma. Ja paugutab siiamaani. Väga mõnus kitt ja toimiv asi, et... Aga seal on ehituse poole pealt vaja nagu minna edasi, et seal on juba vesikuulerid, sest et noh, sisselaske-temp on asi, mootorrattal on kõik koos, väike. Et siukseid palju nagu lisasüsteeme õlijahutitega mujale minna, nagu autodegagi. Aga mootorrattal ei ole ruumi. Jah, autol on nagu natuke lihtsam või on lihtsam ka seda ruumi tekitada. Tsiklil sul... Eriti kui nad meil tegelikult näevad välja võrdlemisi ilusa mootorratta moodi, mitte mingid monstrumid. Oligi see, et veel seesama see Viking pusa, et mingi hetk ma sul käisin boksis, me midagi vaatasime, sa näitasid ka, et tegelikult just ongi see, et ta näeb välja nagu hästi tavaline tsikkel. Tegelikult seal on nagu... Seal on kõik need asjad sees. Aga seal on kõik mõnes mõttes risti vastupidi, et sul ju kütusepaak on hoopis teise koha peal vist. No see on mul ninas üldse, esitule asemel nii-öelda. Et võib-olla korra rääkski sellest üldse, et nagu, jah, visuaalselt on sama, aga tegelikult mis see... Ei, see täidab kõik ainult ju seda sama eesmärki. Ei, kui ma mõtlengi, mis see nagu reaalselt vahet tegelikult on nagu, et ongi see, et sul ei ole kütusepaak mootori peal, et see ei ole kõhuga seal, ta on nüüd ninasse viidud. Ja seal on ju muud asjad ka teistmoodi kui nagu tavapusa või tavatsikli. Mis seal nagu kõik veel teistmoodi on? No seal ongi asjade paigutus on, minul on viidud kõik, see on hästi tavaline praktika kiirendusmootorrattal, viime kõik ette, kaal ette. See sama asi, et mootoril oleks raskem seda tõsta, seda nina, mis on ju kõige suurem probleem mootorratta maailmas. Me teeme ju nii palju jõudu, et enam ei ole ju jõus probleem. Et need rattad teevad juba ka nagu piisavalt jõudu, et jõude tegemine ei ole probleem nagu autode maailmas. Jõud on piisavalt, aga prooviks sõita ka sellega, vaata. Sest vastasel juhul tulebki Erki Kanto sõidab Bemmiga sama kiiresti. Pole mõtet panna sinna 10 000. Et sa pead ikkagi selleks, et veel kiiremaks saada, sa pead natuke nagu rohkem tegema. Ja siis läkski kohe, see sikkel läkski all inni täiesti. Kohe ise tegime paagid ette. See on juba suur kaaluvõit. Esiteks vana paak kaalub palju, läheb kapi otsa. Teine tuleb sinna ette, alumiiniumid, asjad, kaal ees, samamoodi igasugused elektroonikad, seal mingisugune süütevõimendi kaalub seal mingi, lähes kilo, mul on siuke tunne, see on korralik jumakas, sest mul on originaal Eku peal pill, et kõik asjad läksid sinna ette. Et see on see bensupump, mingi päris suur jurakas seal kohe paagi küljes, et kõik bensuregud, kogu kütusüsteem on tegelikult ees, liin tuleb ainult reil. That's it. Et see on palju kilosid asju, mis muidu istuvad sul tegelikult ju kõik paagi all või paagis. Ja, just. Et ja see on nagu kaalujaotus pluss siis see paak on esirattast mingi, ma ei tea, alla 10 sendi kõrgusel. See on mingi päris madalal ka. Ja muidugi on igasugused lenksud on viidud ette, siis nad on nagu amortidest eespool. Sellega sa muudad juba enda asendi nagu 10 senti võib-olla ettepoole. Ja kondid on nihutatud tegelikult ettepoole raami suhtes originaalist. Nad on enam-vähem originaali koha peal, aga tegelikult on nad natuke eespool. Tegelikult, kui sa nüüd niimoodi ütled, siis ma just visualiseerisin ka seda ratast. Tegelikult on jah, et nagu tahaks öelda, et esimene ratas on nagu tagapool, kui nagu muidu on. Ja pluss on ta nagu amordikäiguna ka ikkagi täitsa kinni tõmmatud. Et see amordikäik on seal siuke, ma ei tea, 6-7 senti. See on vist siukene viimane nagu miinimum ka. Refid on juba väiksed ees, et teha tsiklit madalamaks. Et siuksed, kõik siuksed pisiasjad. Ja see Viking sai kokku. Palju see esialgu jõudu tuli? Viking sai kokku kohe päris nagu hästi läbi mõeldud.
et tegelikult oli enam-vähem ju kõik teada. Ja või siis lihtsalt ma uurisin selle kõik järgi. Keegi ei olnud sihukest asja Eestis ehitanud. Läks kokku selle teadmisega, et see on kindlalt kõige kõvem mootor Eestis. Küsimata, vaata. Ja läksime Dünosse selle mõttega, et ei hakka nagu hullult jõudu tegema. Olen eriti lahe säga ja olen eriti kõva mootoriga ja sõidan võrdlemisi nagu lahja jõu pealt. Sest et tollel hetkel kõige kõvem sikkel oligi põhimõtteliselt minu eelmine, millel oli siin mingi 340 ratast või midagi sihukest sinna kanti on ju. Mõtlesin, kui ma teen natuke rohkem, siis ma kaalu olen igal juhul nagu eelises. Mõtlesin, vahet ei ole, isegi sama jõu teha. Ja ikka on nagu pill kiirem. Aga me ei saanud väga kaua seal Dünopingi kõrval vahtida, kui mingi käis mingisugune 360 eppa nähv seal juba vilkus kuskil arvutis, vaatasin, okei, see teeb päris hästi jõudu. Noh, kütuse vaatasime ka muidugi ära. Siis me läksime tünni VP kütuse peale. Et see on väga suur nagu asi. See on väga suur vahe. Ja ta tegi nii hästi jõudu. See oli võrdlemisi väikse rõhu pealt. Ma ei tea, mingi oligi 1,1 barri alles või midagi. Ja siis ütlesin, et ai, 500 on ju ilus. Ja siis kütsime sealt kohe mingi 500. Põhimõtteliselt mul ongi graafik olemas, kus ta teeb 500 rattast. Ja see on 545 mootorist. 9% on alati. 10% juures on tavaliselt veerekadu mootorrattal või pusadel. Ja kas sa tead öelda meile ka, et... See on 1,85 barri juures. Aga palju see tsikkel võistluskaalus koos sinuga? 225 vist oli. Koos minuga. Koos minuga on siis mingi 300 või? No rohkem võib-olla isegi näka, aga sikkel oli 225. Tavaline pusa on siis 245 umbes. Et ma sain paarkümmend kilo maha sealt isegi. Nagu niivõrd väikse asja juures on see päris suur number. Mul on muidugi see häda, et mul on need osad manti nagu juures ka, muidu tahaks nagu veel palju kergem. See vesiplenum ja see turbo on ikka räme jõmm ja need on nagu rasked asjad. Et ega see nagu, ma ise ootasin veel paremat võitu. Ma mõtlesin, äkki hakkab lähenema 200 kilole, aga ei ole. Ees on magneesiumvelg, hea asi. Karbonvelg tuleks veel. No ei julge kasutada neid asju nende siklite juures. Just, et mina isiklikult neid Eesti rajal ei julge kasutada. Sest et ma olen koledaid pilte näinud ja ma neid pilte juurde teha ei taha. Et pigem ma sõidan selle originaalväljega, tundub, et see on ka nagu, ta ei ole nagu nii hull. Et või siis lihtsalt juba minna mingisuguse sepavälja peale, et neid on ka igasuguseid saab. Aga praegu see velg ei ole meil vist takistus. Ja aru saada. Aga mõtlengi seda, et ütleme suurusjärk võistluskaal on sul 300 kilo ja sul on mingi pea 550 jõudu mootorist. Et me ei ole üldse kaugel sellest, et 1 kilo kohta oleks 2 hobujõudu. No jah, see mootor teeks selle ära ka. Selles mõttes me oleks saanud minna nagu kaugemale ka. Meil oli pihusteid vist 60% alles ja seal on kõik suht overkill mul meelega. Nagu pihustit on palju, pumpa on palju ja selles mõttes pill on nagu suure varuga. Ja nende kolvide kepsudega sõidetaksegi seal 7-8 seppa ka. Aga jällegi olemegi seal, et ärme hakka seda proovima. Kui ta Dünos meil siin katki läheb, siis meil ei ole seda hooaega, siis meil ei ole seda mootorit ja siis peab palju raha kulutama David ja palju garaažis remontima. Vaata. Parem nagu oleme selle juures, kus me oleme ja ta on ikka nagu päris hea. Et lähme nagu step by step. Aga nüüd said, kui sa sellega esimest korda sõitma tulid pusaga Eestisse, siis said aru, et see vist nagu... See oli õudne. See oli õudne. Mul on pilt, kus ma istun rätsepa istmes sikli kõrval lihtsalt nagu nõjatun küünarnukile ja mõtlen, et mis siin toimub. Nagu esimest korda oleks kiirendusel. Ja siis ma sain nagu tegelikult aru ka, et ma olen päris lihtsalt nagu läbi selle kiirenduse aja tulnud niimoodi, et ma tegelikult ei ole pidanud kunagi siklit seadistama. Siis ma sain aru, et me vist keegi ei ole eriti siklit kunagi pidanud seadistama. Me ei oskagi keegi siklit seadistada ju. Sest et me lihtsalt teeme tänavasikli ja tuleme sõidame, vaata. Ja see ongi that's it, ega me seal nagu muuta laias laastus väga palju ei saa, vaata. See siduri libistamine seal on, kui see välja tuleb, nii tuleb. Ja see oli nagu see koht, kus okei, nüüd on vaja vist siklit hakata seadistama, õppima. Ja ennast ka kindlasti. Ja ma ütlen ausalt, see esimene hooaeg oli nagu, see oli ikka täielik nagu katastroof. See ei tulnud ikka üldse midagi välja. Kas võis su enda suust isegi käia läbi kommentaar, et see ratas ei ole selle Eestis sõitmiseks tegelikult meeldud? Ja.
see oli kommentaar, mille ma tegin puhtalt selle najal, et ma lihtsalt ei saanud mitte kottigi aru, mis seal toimub. Sest me arvasime kogu aeg, et tal on kõvasti jõudu. Hiljem siis ma panin sinna logerid asjad, siis vaatan, isegi teised nagu filmivad, ütlesid, minu meelest nagu ei käi sööta ringi. Nagu ei ole nagu seda jõudu seal vaata või midagi. Ja siis me saimegi nagu lõpuks nagu aru, et okei, see dünojõud versus see tänava, et noh, me tegime seal mingid erinevad tõmbed siis erineva jõu jaoks, et ma saaks seal midagi, sest ma saan käigupõhiselt jõudu reguleerida. Ja siis see ei olnud nagu kuidagi väga nagu sarnane päris maailmaga. Ja siis me hakkasime seal katsetama erinevaid nagu äärmusi juba ja siis hakkas tekkima nagu mingi info, sest ma tegin mingeid pisemaid muudatusi, tulime sealt oma arust umbes sarnase setup'iga välja, nagu sinisega lõpetasime. Et paneme enam-vähem midagi sarnast. Kergemad oleme ka vaata ja oleme kindlasti kiiremad vaata. Tegelikult see ei käinud üldse nii. Seal oli kõik teistmoodi, ma kahtlustasin vedrustust ja mingid, ma ei tea mida, shifter ei töötanud, sellega jantisime, kui pill ikka käiku ei vaheta, siis sa ei saa isegi mingit adekvaatset aega sõita, et vaadata pärast üldse nagu midagi vaadata, timeslipit. Et see oli päris nagu sihuke frustreeriv. Kõik pidi olema ülituus, et tuleme, lööme jalaga ukse lahti ja kõik kükki hakkame 8 madalat enam paugutama. Aga üldse ei tulnud välja, ei saanud 8-segi. Ma ei saanud niisugust 8-segi tükk aega. Sellega oli nagu täitsa pahandus ikka, et ja siis käisingi vist Lätis, Leedus seal proovimas pulli pärast ja seal oli kõik veel halvem. Aga ei, lõpuks läksin Dünosse tagasi ennem seda siis sellest järgmist hooaega ja Dünos siis nagu nutsin natuke puruks ennast seal vaata. Ja siis vaatasime, okei, shifteri saime tööle, Dünos on nagu mingi suht siuke elusäästev võimekus seda proovida ka, mitte ei pea seal ise seljast rampima. Saime selle korda ja siis saime seadet ka paremaks, sest et tal oli mingi siuke kummaline asi, et ta kuidagi puterdas alguses või tal oli siin mingi väike seadeaps oli ka seal vist ikkagi, et ta nagu ei tahtnud nagu välja tulla hästi sellest läägist. Et ei mäletagi enam täpselt, mis seal oli, aga me silusime seal seda seadet ka, ma tean päris palju. Ja siis ta sai nagu sõitma lõpuks. Siis me saime nagu aru, mis seal enam-vähem viga on. Ja sellest Dünomehest on nagu palju abi olnud. Tema on mingi aidanud siin, ma ei tea, 10+ aastat. No ma tahtsin öelda, et sellest Dünomehest on kogu Eesti selle turbotsükli seltskonnal. No kõik tsüklid on põhimõtteliselt seal seadistatud. Kas siis ma viin neid sinna või saadan sinna või käin ise nendega seal. Et see on legit koht. See on raudselt Põhjamaade kõige kõvem vend. Sami Vitaniemi on legend täielikult, et kui tema dünograafikuga juba näiteks müüa ratast on nagu juba hea. Et see on ikkagi statement ja nagu tempel väikest viisi, et tal on siuke hea pessimistlik düno ka, et mujal teeb alati rohkem jõudu. Et kui tema juures teeb hästi jõudu, siis on nagu hästi, siis on päriselt kiire ka, et mina näen juba tsikli aja nagu dünograafiku järgi ära. Et kui ma võtan kellegi pusa või Kikseri graafikus, ma nagu saan aru, mis ajaaknas see pill on võimeline opereerimine. Ja see piir on jumala kihvtilt nagu paigas, et sa kiiremini ei saa. Sa lihtsalt ei saa. Et siis ongi see, et pane sinna mingi pisikene poiss peale ja siis sa natuke saad, aga tegelikult sa väga palju ei saa. Et seal on vaja jõuda. See ütlegi läbi õhu vaja lükata neid asju. Aga nüüd see Viking pusast, et peale vist 3 hooaega. Nüüd on 3. hooaega oli. Et peale 3 hooaega siis sa lõpuks tegelikult jõudsid selle tsikliga Eestis sinna, kus sa vahepeal arvasid, et pole võimalik jõuda. Just. Et on asja nagu saanud õigeks. Eelmine hooaeg, mitte nüüd see 3., vaid see 2. hooaeg, siis ma olin nagu ka ikkagi natuke siuke lost seal selle asjaga, siis ma läksin Soome lihtsalt. Siis me võtame selle tripi ette, paneme selle, elimineerime selle raja. Sest me ei saanud aru, kas ta nagu, on seal see wheelspin või on seal see vedrustuse mingi jebla. Sest Soomidel vedrustus pole, midagi pole, pidamist tundub olevat, lähme sinna vaata. Läksime sinna, kohe tulid nagu tulemused. Kohe tüübid tulid, jalutasid enam-vähem burnout'i alasse kaasa, et sa teed isegi burnout'i valesti. Niimoodi. Sa teed isegi, ma ütlesin, libe on siin ja vana hakkas kinni hoidma kuskilt treila ääre pealt. Libe? Mis sa nüüd räägid, mees?
Virolaine. ei saa juhtuda, vaata meil siin seda. ilm oli ka imeilus, vaata, ei olnud nagu udune ka, vaata. ma tulen vaatan, siis oligi nagu vähevõitu on kõike, vaata, küta peale. ja oligi nagu peale seda nagu kohe on vahe, oled küll oma arust eluaeg räägi sõitnud, aga see on väike nüanss, võtadki lõpuks juba laserkanni välja, vaata, palju sul see temp on siis. et aitab, saime seal kohe nagu stardikorda, vaata. ja siis hakkasime peale vaikselt elama, selgus, et palju rohkem on jõudu vaja. et olime kogu aeg nagu jube konservatiivsed selle jõuga või siis sellel tsikli kuidagi ei väljendunud see. aga seal Soomes siis teisel hooajal, kui Eestis said vist 8 kätte. ja siis ta hakkas Eestis juba võrdlemisi kiirelt sõitma, ta sõitis siis juba rekordid nagu üle. ei, ma mõtlengi see, et Eestis sa said sellel teisel hooajal juba selle 8 kätte ikkagist uue tsikliga, aga Soomes, kui palju ta Soomes kiirem oli, sa käisid hooaja lõpus? ma sain Soomes seal 8-2 vist. või 3 või 2, mis oli väga kõva sõit juba tollel. ja siis ma sain aru, see on hoopis 7 seki sikkel. ja siis oligi see, et siis tuli aasta 25 ehk 3. hooaeg. sest me rääkisime tol hetkel 1-6, 1-7, 1-8 60 jalast. mis on väga-väga halb. Soomid lähevad 1-3-ga välja, 1-4-ga, 1-4-ga kogu aeg. üks vend vabalt hingava BM-iga 1-2-ga. meie sõidame 1-6, 7-8, 5 ka vahel joppab. seal see tegelikult aeg kinni ongi. muidugi, aga siis tuli kiiresti ilmsiks. siis oligi see, et siis 3. hooaeg ehk siis eelmine aasta Eestis siis sa suutsid sõita lõpuks ära selle, mis sa Soomes sõitsid. ja tegid ka sellega nagu väga suure hüppe Eesti rekordist. ja see on väga suur samm nüüd nagu sellest 8, 5, 8 ja 9 vahel jantimisest. ikkagi madal 8 on, see on täitsa teine sõit ka. siin me räägime juba lõpukiirusest ka, mis on juba väga palju kõrgem. Põhimõtteliselt 209. aga siis sa käisid ju Soomes ka veel sõitmas. ma käisin hooaja lõpus Soomes ka veel sõitmas. siis sai. sest siis me ju imustasime seda 7. võtsime jälle daami ja väikse poisi ka. Neile väga meeldib ka see huvireis. ja läksime konkreetselt 7 sõitma. probleem. selles klassis, kuna suvel sai seal üks inimene hukka kiires klassis, hakkame 1000 jalga sõitma hoopis. mul oli nii, sinna meie 7 läks. aga nutikad nagu me olime, aga paneme aeglaselt klassi ennast. siis panime 8,5 sekki super kompi ennast hoopis kirja. juhuslikult oli regamine ka 100 eurot, sest ma olin uues klassis esimest korda. sommidel väike reegel. Jess, rahaline võit ka. Ja siis ma lajatasin põhimõtteliselt testipäev reedel ja laupäev kvalikas ainult nagu üritasin 7 sõita. Teised lihvisid ennast sinna 8-5 kanti ja siis ma sõitsin kiiresti. Aga pahandama ei tuldud? No ikka tuldi natuke, aga ütlesid ära, siis homme nii tee finaalides võtta. Et ma sain selle laupäeva õhtuks sain 7-9 siis ja seal oli 2-9-9,8 vist oli kiirus või mingi siuke väga huvitav number. Et see oli juba nagu vahva. Seal nagu tuli natuke vist parem 60 jalga ka juba ja siis me olime juba eelmine 25 hooaeg, siis ma läksin juba süsteemselt ainult launchiga. Ehk siis ma näen juba nagu võimalust sõita nagu kiiremini ja me proovime launchiga sõita, nii nagu muu maailm sõidab. Aga kas praegu võib nagu väita, öelda seda ka, et tegelikult sinu 60 jalas on veel meeletult palju kinni? Ja see on Eestis teostatav, sest et me Eestis lähen ju ikka, ma vist selle tsikliga ei ole 1-4 saanudki. Aga sinise rattaga mul on timeslip 1-4 madalat, vist 2 või 3 tükki. Ehk siis kui ma saaks sealt mingisuguse 1-4 madalaga välja, siis ta sõidaks Eestis 7 ilmselt kohe. Ja Soomes see kiirus on juba super street bike, eks tüübitud ütles, et sul on super street bike'i kiirus mees. See on nagu päris kiire rajandi, vaata. Nad juba hakkasid natuke riidlema muga. Mis see aja mõttes tähendab super street bike? Super street bike on niisugune 6 seki klass. 6 seki klass 7. Madal 7. Pro komp lõpeb 7.5 ära. Indeks on 7.5, sealt alla tuleb siis juba super street bike, aga nad ikkagi üritavad 6 sõita. Soomes see neil liiga hästi ei õnnestu. Neid on vähe ka neid rattaid, sest selle ratta pidamine on päris paha kulu. Tundubki nii, et loodetavasti see aasta me saame internetist lugeda, kuidas David on valge pusaga Rootsis sõitmas. Sellel suunal tegevus käib, selles mõttes, et
et sinna tahaks kindlasti minna. Praegu nagu inimesed käivad ka, vaata sinna Andres, tegelikult üks suht lebo sinna võib-olla ennast ka sinna treila nurga külge haakida mõnikord või no vähemalt kasvõi infotki saada, kus, mis olla või minna, onju. Aga Eesti 7 on tegelikult veel suurem eesmärk kui seal mingi välismaale minek, et see on selline asi, seda on väga raske kellelgi üle sõita. No pluss kodus kiire aeg on palju ägedam kui välismaal natuke kiirem aeg. Jah, täpselt. Palju ägedam, väga palju ägedam. Sest need tingimused on ikkagi nii palju kehvemad. Aga meil on vist üks totra piiri peal, see 7 piiril, et seda oli vaja minna proovima. Ei, loomulikult. See oli nagu lihtsalt vaja enda jaoks, sest et natukene ego upitada. Tuleb, võimalik. Ja no eks sommid oli ka, ma arvan, sa vaadasid, okei, vana vahetab jalaga käiku, sõidab 7-sse. Me ei tee ammu enam nii, sest neil on ju sisuliselt rollerid. Nemad ju lahkuvad täisgaasil, ise ei tee rohkem midagi. Ehk siis kõike teeb Eku. Pneumoshifteriga vahetab käiku ise õigel ajal. Aga David vaatab oma tahokat seal ja vaatab, millal käiku vahetada. Seal on ka veel natuke asju, vaata. Et see aasta lähmegi nüüd ikkagi. Mina üritan minna autoshifti peale ja panimegi reeglitesse juba eelmine aasta tegelikult autoshifti sisse. Sest et sommid ju käivad ka meil sõitmas ja võitmas ja nendel on kõigil autoshift, ehk siis meil ei ole nagu mõtet reeglites hoida erisusi, mida me ei saa isegi kontrollida. Keegi kõrval jooksma ei hakka, et kas sa ise vahetad käiku, sa vajutad ise nuppu või 400 meetri peal binokli või teeb seda Max Eku, eks ole, et sellepärast liikusime sinna ka nagu muu maailma. Tegelikult ju tahaks, et nad tuleks siia sõitma, sest rada läheb paremaks ja näha on, et neil huvi on. Ja selles suunas liigume, et olla nagu natukenegi kiiremad ja teistega ühtemoodi. No aga see on lõpuks kõigil meil ühtne eesmärk ju. Muidugi, see on ju üldine eesmärk praegu. See ongi kogu selle hobi eesmärk. Sest et see trippimine kiirendusega on üliäge. Just need Soome reisid on siin ka, et siin ikka naise lapsega lähed, no väga äge reis. Ja see on täielik pere nagu fun time, vaata. Kui välja ka tuleb, siis nagu tee või õlu lahti. Aga nüüd me oleme jõudnud saate lõppu ja sinna, mis ma iga kord kõigilt küsin, et mis on 1-2 sinu kõige eredamat mälestust Eesti kiirendusega? Eesti kiirendusega või? Jah, just Eesti kiirendusega. Noh, kui me lihtsalt kiirenduse võtame, siis üks kõige naljakamaid mälestusi on see check-tracki ootamine seal Kiltsil, mis ei lähe vist kellegi meelest. Et see oli siuke päris huvitav. Aeg oli ka selline, et kus see lihtsalt jäi meelde. See lihtsalt jäi meelde. Et kui ta kunagi mingi lõkke sealt välja ka lasib, päris vägev oli, vaata. Kiirendusega eriti seotud muidugi ei ole. Aga huvitavad ajad olid. Huvitavad ajad, lahedad võistlused. 1000 inimesed minu meelest nagu mälu järgi, tribüünid, väga siuke äge elamus. Ja ma ei tea. Enda jaoks on see Soome 7 on ikkagi praegu hetkel viimase lagi kindlasti, et see oli üliäge, et see tehtud sai üldse. Esimene eestlane, kes üldse 7-sse on saanud mootorrattaga, see on raske, seda ei ole väga lihtne teha. Ma tean, et mingid kodanikud on siin, et võtan kellegi liisin tsikli või rendin ja panen ka. Üli tahaks näha seda nagu, et kui keegi seda teeb, olen nõus plaksutama kätt suruma. Et see on siuke vahva ja aga noh, neid, kuna nii kaua olen selles nagu olnud, et ma ei tea, 15+ aastat veel kauem, et siis neid asju on ju kogu aeg ja iga aasta on midagi lahedat ja kiired autod on väga nagu meelemööda mulle ka, et see igasugune siukene outlaw klass ja selle derivaadid ja edasiarendused on väga kihvtid. See mulle nagu, need on asjad, mida ma ikka panen võtme ikka boksis ära ja lähen ikka vaatan, et hüppan tõuksi selga või millegi selga käbe rajad, et need on kindlasti asjad, mis kiirenduses teevadki kiirenduse. Et see on siuke vahva kraam, mida, no seda näeb iga aasta, neid tuleb kogu aeg peale õnneks, neid muljeid ja kogemusi. Ja ilmselt aina tummisemaid tundub. Loodame parimat. Kõik ju pingutavad. Eks seda näitab juba aeg, mis ja kuidas seal rindel. Seda küll. Väga äge. Mina väga tänan sind. Mina tänan sind kutsumast. Loodame, et ka vaatajad tänavad. No loodame. Ja kõik, kellel on küsimusi, siis David hea meelega aitab kõiki tsikli. Väga hea meelega, jah. Ja et samamoodi ka, kui tahad tulla tsikliga kiirendama,
ja pelgad, siis ära pelga. Võta No Boost Racinguga ühendust, David hea meelega tegeleb. Seda on palju tehtud juba varem. Ja aitab, suunab. Katsume ikkagi saada inimesi rajale rohkem. Just. See on oluline, sest meil on inimesi vähe. Jep. Et Streetbike on praeguseks vaatad välja surnud. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. No kõik tahavad kohe pro-bikerid olla, nagu ikka. Aga see on jah, siuke võib-olla natuke too much alguses. Streetbike on ka nagu asi. Me oleme kõik sealt Streetbike'ist tulnud. Ja mida rohkem neid on, seda huvitavam ta on. Streetbike'iga lõpuks oli ka täitsa 9 sekundi rattad. Jaa, meil olid ju siin hundid panid 9 poolt ja nii nagu me sõitsime vanasti pika kiigega tonnistega seal vaatad, päris hästi tuleb nagu välja, et eks rattad on tänapäeval päris head ka. Aga ikkagi, see Streetbike'i oleks nagu vaja küll. Nii et ajage tsiklid välja ja suvel Streetbike'is ja ka pro-bike'is kohtume. Absoluutselt. Nii et suured tänud ja järgmise korrani.